number 5. Madis läheb siis esimest korda tulle mängima tennist, reketit tal veel ei ole. I'm stuck in a game called Texas Hold'em, Hold'em. I once had dreams, but then I sold them. My wife is gone, my job's a mess. Plaan on siis Maretiga mängida, mitte traditsiooniliselt, ehk siis mängime kolmekesi, tema vastu tavaliselt ei mängita niimoodi. I gotta take a dump, but I'm in the big line. Smoke is shooting from my behind. I raise the pot with that old big slick. Flop turn river, I ain't got dick. Why to God do I play Hold'em? I'm playing online as I write this song. No nii sõbrad, et esimene tenniselahing on peetud, et Madis on siin nüüd esimest korda, et kuidas kommenteerid Maret? Ei, väga tubli oli, et õpiks väga kiiresti tennist mängima, jah, kui ta viisiks. Sain mõned korrad pihta, et kõige hullemini vast ei läinud, jah. Ahah, üldiselt nagu raadsin. Aga kes veel ei tea siis, et Maret on laste tennisetreener, et räägi sellest, kuidas sa jõudsid selleni ja kui palju sa neid trenne juba teinud oled siis? Trenne olen teinud juba 4 aasta jagu. Jõudsin sinna selleni tänu sellele, et ma hakkasin tenniseakadeemias kontoris tööle ja kontoris on suhteliselt igav, siis kippusin ka väljakule kogu aeg abitreenerina ja sellest siis käisin ennast arendamas, õppisin juurde, harjutasin ja nüüd olen treener. Madis, sina oled mänginud jalgpalli ja kes ei tea veel, et sa oled ka olnud jalgpallikohtunik. Räägi natuke sellest. See oli kunagi keskkooli kõrvad, sai mõned mängud vilistatud. Ühe hooaja vist sai olnud, ma ei tea, 10-20 mängu vilistatud. Aga ütleme jalgpallis, olid sa platsil, olid sa väravas, olid sa ründa? Ma olin kaitses. Mõned hooajad sai mängitud, vahepeal oli mitu hooaega pausi ja nüüd viimased 3 aastat sai jälle mängitud. Küsiks veel Mareti käest, et kas on tennisest ka midagi kaasa võtta pokkerisse või pokkerist tennisesse? Kindlasti on, et ma arvan, üks kõige sellisem ühine joon, mis on pokkeril ja tennisel, on see, et sa valid taktika vastavalt vastasele. See on, ma arvan, kõige sellisem, mida saab tennist õppides saad kasutada pokkeris ja pokkerimängus siis tennises. Kas ka kehakeelt tennises saab lugeda nagu pokkeris? Kindlasti. Kui vastasel ikka õlad niiviisi lõntsi vajuvad ja niiviisi pealongu, et siis on võit lähedal. Või petta niimoodi, et hüppan paremale või vasakule? Ja paarismängus tehakse pettekaid ka ja võrgumängija teeb. Kas pokkerilauas tunnete üksteist ammu juba? Mõni aasta tagasi sai mõnikord cashi lauas koos oldud, aga väga palju ei tea. Ei pole mänginud vist samas ajal. Madis, kuidas... Esmalis nüüd viimasel ajal. Kuidas kommenteerid, Madis, Mareti finaallauda jõudmist ja tema võimalusi ja kui kaugele ta jõuab? Väga tubli tulemus, et sinnamaani välja jõudis ja kõik võimalused on lahti, et tuleks ära napsata sinna turnaproodesse. Meil oli juba enne meistrikaid juttu, et Maret liitub meie programmiga. Võiks liituda küll. Võib-olla teeme diili, ma õpetan tennist ja siis Madis õpetab pokkerit mängida. Ma ei tea midagi ja välja mõelda vast küll. Aga kuidas on? On nüüd tunne ka, et võiks reketi veel kord kätte võtta? Kunagi kindlasti, jah. Selge, aga aitäh teile ja Maretile soovimises edu finaallauas, kohtume seal. Aitäh! Tere päikselist kolmapäeva siit olümpiast. Eesti meistrivõistlused pokkeris on jõudnud oma 7. mängupäevani. Just on stardipaugu saanud kõige kallim turniir. 5 eurose sisseostuga Sixmaxile on hetkel registreerunud 37 osalejat. Samas on hiline registreerumine veel avatud 3 tundi. Nii et tõenäoliselt mängijate arv veel suureneb. Täna keskendume eelkõige Sixmaxile, kus on esindatud ka Turnapro eliitmängijad ja vaatame veel, mis siin põnevat vahepeal juhtunud on. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.
and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't... Six-maxi teine paus, 4 levelit läbi. Kolmandik fieldist väljas juba. Algstek oli 15, vahepeal käisin isegi alla 6 ära, aga pärast seda olen kloppe board'e heitlinud ja need on tagasi 18-19 peal. Mine seis on okei ja võib-olla kõike saavutada. Ma ei teagi, kes soovi teada. Paavo ei jää vist. Kuidas raske küsimus, ma ei oska vastata. Nad peavad selgitama vahel selle. Ma ei teagi, ma arvan Lauri. Teiseks, ma loodan, et Lauri Laast. Esiteks ma arvan, et ma ei võida seda ära, et mu sõber Kaspar Vallisaar võidab selle ära. Siia poole panna kaamera. Võite korraks kaamerat sinna liigutada, aga... Tema on see, kes kõige stiilsem oli, jah? Tema on see kõige stiilsem ja alustame sellest. Kõige parem on ka tegelikult. Aga lihtsalt ta on alahinnatud ja tal on pere. Ta ei jõua tihti live-turniiridele. Aga tema võidab, mina olen 4. ja Andu on 8. Teine või? Mati Pirn. Ei tea. Kui mina selle ära võidan, siis tõenäoliselt seal finaallauas rohkem midagi ei olegi. See on tükk ja maa. Aare. Ja nii sõbrad, et Kaspar räägi siis, et pidid täna ära võitma, et oled väga hea mängija, räägib sul sõber, et aga ole saanud vähe laivi mängida, et miks nii? Ja ma võidad mitte täna, vaid homme võidan turniiri. 2-päevane. Füüsiliselt ei jõua täna. Ja vastaksin küsimusele, kes teiseks tuleb. Tõenäoliselt Paavo Korka, kui ta sees on veel. Käisime just tema, kusjuures käisime just tema, et siin väike probleem, et ta tahab ise võita. Okei, see on tavaline, kui suured egod põrkuvad nagu. Aga Paavole, et neid turniire tuleb veel nagu, siin on neid Eestid, mis tuleb Mix-Max, mingid tulevad paaris turniire ja high-low ja et kindlasti Paavol nagu... Ei, tal on ka turniire. Tal on ka turniire. Aga kuidas muidu atmosfäär, mõnus? Väga formaat on ka super. Jaa, mõnus on. Ei ole palju osalejaid ja põnev ka, et nagu saab rohkem mängida ja vähem eksimisi. Põhimõtteliselt, kui sa foldid, siis siin on nagu suurem viga kui full ringis. Know when to fold down, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Ja nagu Lembitu Kuuse küsiks, siis kuidas tunne on? Kuule ei ole veel vist kohale jõudnud, pole veel karikat kätte saanud. Eesti meistrid vist saavad Sõrmuse. Aga meil tekkis selline küsimus, et mida see 8-maks nagu tähendab ja mille poolest see erineb täiesti, kui on 10 inimest lauas? Et kas on kuidagi teistmoodi mängida? Ei tea, selles 8-maks ei ole niivõrd erinev kui 9-maks versus 6-maks, et suht sarnane. Aga turbo variant oli ja et see mängib palju rolli. Ja praegu sa mängid 6-maxi, kas keegi lauas nagu annab rohkem respekti ka, et värske Eesti meister? Ei tea, kas sellist eelist on, et laud on päris tugev ja annan endast parima. Aga aitäh sulle, edu! When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know when to hold up, know when to fold up. Kell on 3 öösel ja turniiridirektori otsusega lõpetatakse tänaseks 6-maxi päev ära. Mängitud sai 8 levelit, esialgse plaanitud 10 asemel, ehk siis homsest päevas läheb asi edasi siiski nii, et alustab 19 mängijat ja lähme ka ära koju magama ja näeme järgmisel pokkeripäeval.